Tervitus kõigile kuulajatele, te kuulate Delfi erisaadet, mis keskendub siis hetke kuumimale poliitsündmusele, Tallinna linnavõimu kokkuvarisemisele, kui nii võib öelda. Ja kõige õigem inimene seda selgitama on veel ametis olev linnapea Jevgeni Ossinovski, tere! Tervist! Ja mina olen Delfi arvamustoimetuse juhataja Erik Moora. Linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi Reformierakonnast kavatseb ilmselt siis tulevaks kolmapäevaks kokku kutsuda umbusalduse menetlemiseks volikogu. Et kas ma saan õigesti aru, et jäänud on siis 3,5 tööpäeva veel linnapeana? No eks seda otsustab Reformierakond, kui kiiresti nad seda oma manöövrit realiseerivad, aga jah, tundub praegu seisuga nii, et järgmisel kolmapäeval siis Keskerakonna, Reformierakonna mitte koostöös, vaid juhuslikult kokkusattumuslikult siis samas taktis see umbusaldushääletus toimub. Kas on midagi, mis istuva linnapeana ja koalitsiooni juhina veel saad või on kavas teha? No selge on see, et praegu ikkagi toimub ju valdavalt avalikkuse eksitamine Reformierakonna poolt selleks, et varjata oma poliitilise manöövri nii eesmärki kui ka lõppsihti. Et tegelikult oli ju selge juba mitu nädalat tagasi, et mitte tühja koha pealt ei hakanud järsku Reformierakonnale lasteaia kohatasu nii armsaks muutuma, et ilma selleta nüüd kuidagi ei saa. Ja loomulikult ka järgnevatel nädalatel, kui me oleme kolleegidega arutanud seda, et kuidas seda küsimust lahendada, siis ühel hetkel selgus, et tegelikult see ei olegi päriselt oluline, et hoopiski probleem on linnapeas, nüüd juba üleeile öeldi, et probleem on ka kõikides teistes koalitsioonipartnerites, kes segavad seal Reformierakonnal teha seda, mis nad teha tahavad. Aga loomulikult eks nad varjama seda peavad, sest Reformierakonna valijad ei soovi Keskerakonna tagasi tulemist linnavõimu juurde ja siis seda püütakse siis nüüd siin erinevate selliste tantsusammudega siis kuidagi varjutada, et räägitakse siin apoliitilisest linnapeast üldse, et koalitsiooni võib-olla ei sünnigi, et on lihtsalt selline salakoostöö, aga ma liiga tõsiselt sellesse ei suhtu, et selge on see, et Reformierakond on teinud otsuse see linnavalitsus lõpetada, on teinud otsuse lüüa käed Keskerakonnaga ja kõik see muu seal ümber on juba butafoore. Lähme korraks nüüd päris algusesse ka, et kuidas teie jaoks see koalitsiooni lõhkumine üldse algas? Mis hetkel või mismoodi, mis sellele eelnes? Sellele eelnes põhimõtteliselt see, et ühel neljapäevasel volikogu istungil järsku hakkas pihta jutt siis sellest, et kuidas linnapea teeb halba tööd infotunnis Reformierakonna liikmete poolt, mis oli natuke selline üllatav rünnak, kus juures rünnati asjade eest, mis olid tegemata jäänud Reformierakonna enda abilinnapeadena. Ja siis visati õhku siis see lugu, et Keskerakond ütles, et nemad esitavad selle kaotamise, lasteaia kohatasu kaotamise muutusettepaneku ja Reformierakond ähvardas, et nad teevad seda sama. Ja kui nad siis lõpuks selle esmaspäeval tegid, siis oli tegelikult selge, et nad on sellele teele läinud. Ja koos hakanud seda tegema ja nii edasi. Selle jutt, see kõik tiirles siis ümber Tallinna linna lisaeelarve. Milline siis selle lisaeelarve kokkuleppimisel Reformierakonna ja nende juhi Pärtel-Peeter Pere roll oli? Mis positsioonis nad seal olid? Kuidas teil see kokkuleppimine läks? No eelarve lepiti kokku loomulikult konsensuslikult, nagu ikka, kõik asjad linnavalitsus lepitakse kokku konsensuslikult ja Reformierakonnal oli seal ka soove, mis puudutasid seal eakate tasuta muuseumipileteid ja muud selliseid asju, mis on selles lisaeelarves ka kenasti kajastatud. Tõsi on, et Reformierakond esindav Pärtel-Peeter Pere tõstatas küsimuse, et fraktsioon väga tahaks lasteaia kohatasus teha järgmist sammu. Me ütlesime, et okei, et seda võib ju arutada, aga et kust see raha siis tuleb, et võime hakata otsima, aga selge oli, et tegelikult Pere ei pidanud seda oluliseks. Miks see selge on? Millest see selge on? Sellest ühel koosolekul ta isegi niimoodi ütles, et ma olen teile nüüd selle siin ära öelnud, et on väga oluline lasteaia kohatasu kaotamisega edasi liikuda, et arutame nüüd muid teemasid edasi. Ehk siis see oli pigem selline rituaalne samm. Ma ei välista, et härra Perega alahindas tõesti oma fraktsiooni soove eelarve kontekstis, sest kui me hiljem oleme fraktsiooni liikmetega rääkinud, küsinud, et millest siis nüüd see asi on, siis öeldi, et näed, et
Reformierakond pole seal saanud ühte, teist ja kolmandat ja neljandat asja selle aasta jooksul ja ma ütlesin, et vabandust, me kuuleme neist esimest korda, et kui te oleks need lauda toonud, loomulikult me oleks neid arutanud ja oleksime kokkuleppele jõudnud, sest mina olen alati seda koalitsiooni juhtinud viisil, et kõik partnerid on võrdsed ja kõikidel partneritel peab olema nagu poliitiline ruum, et nad tunneksid ennast koalitsioonis hästi ja ma arvan, et nii on ka olnud, aga Reformierakond ilmselgelt väljendas rahulolematust iseenda liidriga, siis ütleme siis linnavalitsuse laua taga, nii et küllap sellel on osa sellisest emotsionaalsest probleemist, mis sinna siis alustuseks oli tekkinud. Seletage hästi lühidalt ära, miks te seda ära ei tee? Või seda lasteaia kohatasu kaotamist, et öelda lihtsalt, et see on teile nii tähtis, te olete valmis siin asja lõhki lööma, et teeme ära, siis neil ei oleks nagu mingit argumenti asja lõhki löömiseks. No aga vaadake, ega need argumendid on ju kõik juba muutunud, et nüüd ei ole enam asi üldse lasteaia kohatasus, et nüüd ei sobi linnapea, seal ei sobi Isamaa mingisugused asjad, et kui küsida, et kas selle küsimuse taha oleks jäänud see koalitsioon, muidugi ei oleks jäänud. Et me eelmisel reedel võtsime kokku vahetulemus oli 35 eurot ja me ütlesime, et see on vahetulemus, et see on objektiivselt, te ju näete neid sammu finantstabeleid, see on see, kus me täna oleme. Et kas on võimalik veel edasi liikuda? Ma ütlesin jah, et on võimalik veel edasi liikuda. Reformierakond pidi tegema ära eeltöö, ise vaatama katteallikaid ja siis pakkuma välja, et kus need täiendavad vahendid võiksid tulla. Aga selles faasini me ei jõudnud, sellepärast, et saime lugeda siis pressiteate või kirjavormis, kuidas nüüd ei sobi linnapea, et las see lasteaia kohatasu jääda. Ma küsin korra, et kui me meenutame 1922. aasta lõpu ja sotside käitumist Kaja Kallase valitsuses ja Isamaa käitumist ka, nii edasi siis 2022 ja nii edasi siis kas selle loogika oli ka see, et te nõudsite ja kirjutasite sisse kõik palgatõusud, kõik kulud ja väga suure ja järsu riigi kulutuste kasvatamise, kõik pöörased eelarve miinused, millel ka ei olnud mingisuguseid katteid ega sellist katet ja selle eest siis pidigi maksma järgmine valitsus, kus te ka ise olite, ränka poliitilist hinda, kui hakati sellele siis seda katet lõpuks otsima ja tegema. Aga mida see näitas oli see, et kui poliitiline tahe koalitsiooni koos hoida oli olemas, siis seda siiski sai teha. Et mulle tundub, et üks variant on, et ütleks nii, et Reform teeb teile seda sama tagasi, aga teine loogika on see, et teil seda tahet siiski pole olnud, seda kokkulepet päriselt teha. Ma arvan, et kui Reformierakond täna õhtul veel ütleks, et teate, et me oleme siin küll Keskerakonnaga flirtinud, aga tegelikult oleme otsustanud, et me tahame päriselt 4 partneriga edasi töötada, aga teeme selle kohatasu küsimuse ära, siis see lahendus leitaks. Aga me näeme, et see tegelikult ei ole nende siiras kavatsus, vaid lihtsalt näitemäng. Ja see ongi nüüd järgmine küsimus, et praegu see ikka on nagu väga keeruline lugeda seda teisiti, kui see, et plaan on algusest peale see, et saada lahti siis Jevgeni Ossinovskist linnapea kohal. Äkki see on loogiline olukorras, kus Reform on suurim fraktsioon koalitsioonis? No esiteks koalitsioon siiski moodustatakse nende kokkulepete alusel, mis sel hetkel on ja selles mõttes on ta kokku lepitud hetkel sellisel viisil, et sotsiaaldemokraadid linnapea koha peal on. Aga loogiline on loomulikult see, et Reformierakond väga küüniline, aga ratsionaalselt loogiline on see, et Reformierakond mind ründab. Sellel on ju tõenduspõhine info, mis on Reformierakonnal olemas, et Reformierakonna valijate eelistatum linnapea kandidaat olen mina. Nende enda siis juhtfiguurid Tallinna poliitikas on oluliselt vähem populaarsed. Reformierakond vaatas neid numbreid, sai aru, et neil on probleem ja jõudis järeldusele, et tuleb mind kõrvaldada sellest linnapea ametist ja siis on ju tuua asemele oma uus linnapea kandidaat, keda nad siis täna ka esitlevad, panna ta kohe siis linnapea toolile selleks, et talle populaarsust tekitada ja selle kaudu siis maksimeerida oma valimistulemus. Ma arvan, et umbes nii lihtne see loogika ongi olnud. Kuluaarides väidetakse, et Reformierakond juba päris tükk aega tagasi leppis Sõõrumaaga kokku, Urmas Sõõrumaaga, et tema see linnapea kandidaat võiks olla või oleks. Kas sina oled sellest kuulnud või oled seda aimdust saanud sellest või pigem mitte?
No ma olen kuulnud seda kuulujuttu ka varem juba mitu nädalat tagasi, aga mis siin on tõde ja mis ei ole, ma ei oska seda hinnata. Noh, suures pildis ma arvan, et see on üsna ükskõik. et kes on nüüd 3 kuud valimiseelset Tallinnas linnapea selles uues Keskerakonna Reformi valimisliidus, mille ainus eesmärk on paradada Reformierakonna šansse järgmistel valimistel. Et selge, et see linnavalitsus ei hakka tegelema mitte millegagi, teeb ära paar märgilist asja, võib-olla jätab ära mõne asja, mida eelmine linnavalitsus plaanis, näiteks lumelükkamise kohustuse ülevõtmise koduomanikelt, teeb, võib-olla siis küllap selle lasteaia kohatasus siis otsuse ära, mida oleks saanud ka sellega langetada, aga sellest me juba rääkisime. Ja siis edasi juba lihtsalt teeb valimiskampaaniat, nii et ausalt öeldes suhteliselt ükskõik, kes on, kas mõni ühiskonna, apoliitiline ühiskonna tegelane on valmis sellesse avantüüri ennast segama, eks siis seda elu näitab. Päris kindlas toonis ja kogu aeg olete teie sotsid ja ka täna siin rääkinud sellest, et see Keskerakonna võimule upitamine nagu on olnud kogu aeg selle plaani nagu selline keskne osa või põhiasjad, see ongi selle plaani nagu selline võtmetuum, aga äkki see on ikkagi selline poliitiline spinn selles mõttes natukene, et hirmutada selle sama Kõlvartiga ja Keskerakonnaga ja nii edasi. Et kui on teil mingisugust nagu muid tõendeid ka, mingid andmeid selle kohta, et see Keskerakonnaga nagu häälte peale kokkuleppimine on toimunud juba varem? No mis siin hirmutada, ega siis Reformierakonna esimees ju ei välista, täitsa avalikult ütleb, et jah, et seda varianti ta peab võimalikuks, et Keskerakond koos Reformierakonnaga valitseb. Nii et ei ole nad hirmunud siin midagi, et mis minu ülesanne selles protsessis on see, et on avalikkusele öelda, mis tegelikult toimub, sest sellistes olukordades alati on hästi palju suitsukatet, see on loomulik, püütakse varjata tegelikke kavatsusi aga loeb see, mis on tegelikkus. Ja selge, et ükski erakond ei lähe lõhkuma olemasolevat liitu tühja koha pealt, ilma et neil oleks mingisugunegi plaan edaspidiseks. Et kui praegu küsida, kas teoreetiliselt on võimalik, et Reformierakond läheb lihtsalt ise opositsiooni. Teoreetiliselt see on võimalik, aga kui nad mõtleksid päriselt, et kas jätkata tänases linnavalitsuses või minna volikogu opositsiooni, siis loomulikult nad ei oleks lõhkunud tänast võimuliitu, kui nad päriselt plaaniksid minna opositsiooni. Ehk siis nende manöövrite taha tulebki osata poliitikas näha ja selge on see, et kui enamust ei moodusta see koalitsioon, siis selle moodustab Reformierakonna ja Keskerakonna liit ja see on lihtsalt puhas matemaatika, et muid variante seal ei ole. Aga kas äkki on mingi variant ka, et moodustab kellegi teise ja Keskerakonna liit? See on teoreetiliselt võimalik, selleks oleks siis Isamaa, aga Isamaa on selgelt välistanud võimaluse Keskerakonnaga koostööd teha, nagu on välistanud ka Eesti 200 ja ka meie. Me oleme 3 erakonna ühisavalduse teinud, et meie ei soovi enne valimisi Keskerakonda tagasi võimule tuua. Aga see variant ikkagi, mida jällegi nagu avalikult väidetakse, et millega oldaks rahul ja mis oleks kui parim, on see, et jätkab tänane koalitsioon teise linnapeaga, kelleks on siis Urmas Sõõrumaa, et kuidas, on see realistlik, on see võimalik? No ei ole, sest taustal on jällegi Keskerakonna Reformierakonna diil, küll tundub praeguste sõnumite järgi, et sellest saab selline salapakt, et koalitsioonilepet ei sõlmitagi ja asjaosalised veel ka eitavad seda, et neil kokkulepe on, aga lihtsalt juhtumisi hääletustel niimoodi võtavad linnapead koos maha ja panevad uut linnapead ametisse koos. Nende lootus võib-olla isegi siiralt on see, et neil nii-öelda see vundamendi kivi Keskerakonna Reformierakonna liit on paiga, siis nad loodavad, et äkki inertsist ülejäänud erakonnad jäävad ka sinna kuidagi kaasa loksuma abilinnapea kohale ja selle kaudu legitimeerivad seda, et tegemist ei ole mitte Keskerakonna tagasitoomisega, vaid siin üleüldise mingisuguste parteide ülese suure grand kokkuleppega enne valimisi. Sotsiaaldemokraadid kindlasti selles salapaktis ei osale ja ma väga kahtlen, et seda teeks Eesti 200 ja Isamaa, et kui on ikkagi otsustatud Keskerakonnaga koalitsiooni teha,
teha, ega siis tuleb seda ausalt välja öelda ja siis ka 19. oktoobril valijate ees vastutama, et ega see on väga nagu jõhker poliitiline intriig, millele nad on läinud ja arusaadavalt lootuses, et nad saavad sellest kasu, põhiliselt mitte siis valimistel võib-olla, vaid seda, et Keskerakonna saadikud on valmis Michalit toetama siis peaministrina Riigikogus, aga loomulikult nad peavad siiski selle teo eest avalikult vastutama, demokraatias siiski on poliitika avalikkus on ju põhiprintsiip. Kas sa välistad sellise variandi, et sotsid kogunevad ja teevad juhatuse tasemel, arutavad seda olukorda ja ütlevad, et kui Ossinovski vahetamine Sõõrumaa vastu on see hind, et me ka Tartust või Tallinnas kogu võimu kaotame enne valimisi ja tõenäoliselt laseme pukki Keskerakonna, Reformierakonna liidu, mis võib suure tõenäosusega jätkata siis ka pärast valimisi, ehk siis ka jääda ka 4 aastaks Tallinnas võimult kõrvale, et selle asemel ütleme siis, et jätkame ikkagi selle palju kiidetud eestimeelse koalitsiooniga. No sellist võimalust ei ole, see palju kiidetud eestimeelne koalitsioon on lõpetanud oma tegevuse eile hommikul, kui Pärtel-Peeter Pere ütles, et linnapea on vaja välja vahetada. Sellega ju avaldati umbusaldust kogu koalitsioonile, kõikidele koalitsioonipartneritele, sellega on see koalitsioon läbi. Ja nüüd on küsimus, kas tekib... Aga küsimus on see, ongi see, et äkki erakond siiski otsustab teisiti. Ei otsusta, ma olen üsna veendunud, et sotsiaaldemokraadid siin abirattaks Keskerakonna Reformierakonna diilile ei lähe. Ja kõigile on selge, et see diil on seal olemas ja proovida siis osaleda Reformierakonna mingis valimiskampaania vagunis seal kaasa loksuda, et seda huvi kindlasti sotsiaaldemokraatidel pole. Ma tsiteerin natuke Mihhail Kõlvartit, tema värsket postitust ühte, et kurb on vaadata, kuidas sotsiaaldemokraadid Ossinovski juhtimisel hirmutavad tallinlasi Keskerakonna ja Kõlvarti tulekuga võimule. Oli see Ossinovski, kes tuli 4 aastat tagasi Keskerakonna juurde palvega võtta sotse Tallinna koalitsioone mis iganes tingimustega, kuna nende reiting oli valimiskünnise piiril ja oli vaja iga hinna eest tagada erakonna eksistentsi ja nii edasi. Et Keskerakonna koostööst urjutamine on seda kummalisem, et ükski erakond, sealhulgas ka sotsid, ei välista koostööd peale valimisi ehk siis juba 3 kuu pärast. Ja mingis mõttes on selles nagu vastuolu väljatoomises on iva, et te olete rääkinud sellest Keskerakonna tõrjumisest või nagu sellest nagu sellises ülipateetilises toonis ja hirmutanud või nagu ka praegu rääkinud sellest Keskerakonna ja Reformierakonna paktist nagu eriliselt hukkamõistvalt. Kas see enda positsioon kuidagi sellega vastuolus ei ole? Ei ole, et 21. aasta oktoobris tõepoolest ma pidasin läbirääkimisi härra Kõlvartiga selleks, et koalitsiooni minna. Loomulikult mitte ükskõik mis tingimustel, et muuhulgas ka Keskerakonnal ei olnud volikogus enamust, nii et neil oli sotsiaaldemokraate vaja. Aga ja ma arvan, et selles koalitsioonis tegelikult tehti päris head ja asjalikku tööd, nii palju kui Keskerakonnaga koos seda oli võimalik teha, loomulikult väga paljud asjad olid võimalikud alles pärast seda, kui Keskerakond lahkus, nagu linnameedia sulgemine, erinevate asutuste seal kinnipanemine ja nii edasi. Aga päris suure osa tegelikult või arvestatav hulga tööd sai teha ka tolles koalitsioonis. Nüüd, mis muutus ju 2024 aasta kevadel tulnud ringkonna kohtuotsus, mis Porto Franco küsimuses, mis näitas seda, et tegelikult selles Porto Franco selles episoodis oli põhiline siis figurant oli Mihhail Kõlvart isiklikult. Ja see tegelikult muutis sotsiaaldemokraatide jaoks selle asja eetiliselt vastuvõtmatuks. Sellepärast me väärtuspõhiselt ka lahkusime tollest koalitsioonist ja moodustasime uue, uskudes ka, et sellel on väärtuspõhine alus. Nüüd ja hiljem loomulikult mõisteti või jäi see kohtuotsus jõusse ka Riigikohtu otsusena ja see on see põhjus, miks ma arvan, et praegu see tõesti on see olukord fundamentaalselt muutunud, lisaks ka loomulikult kõik need asjad, mis meil on nüüd välja tulnud, näiteks spordikorruptsioon Kõlvarti juhtimisel Tallinna linnas, et millest meil ka koalitsioonipartneritena tegelikult tollal puudus teadmine, kõik need sisekontrolli memod, mis maandusid Kõlvarti sahtlisse ja kunagi avalikuks ei saanud ja nii edasi. Aga Kõlvarti ometi kuulutab suuril sõnul, kuidas tema kuidagi mitte mingil juhul Tallinnas võimu üle ei lähe ja nemad ei kavatse siin enne mandaadi saamist minna ja nii edasi, mis mäng see on? No siin on 2 asja, et üks on see, et Kõlvart isiklikult on väga toksiline Reformierakonna valijatele. Ja see on kindlasti osa diilist, et Kõlvart pannakse peitu, et ta ei võta mitte ühtegi avalikku positsiooni, et just nimelt mahendada seda diili Reformierakonna jaoks.
võiks öelda ühelt poolt, aga teiselt poolt ma kummalisel kombel on ka see Keskerakonna enda huvides, sellepärast et Keskerakonna valijad ka ei taha Reformierakonnaga koostööd teha ja Kõlvart peab siis võimlema seal seisma pea peal, et näidata, et ei, ma ei tea nendest reformierakondlastest üldse mitte midagi. Aga lisaks sellele loomulikult ka Kõlvarti enda valimiskampaania oli üles ehitatud põhimõtteliselt kahele sellisele sambale. Esimene on see, et tee vene keeles Reinsalu, ehk siis pidemeni sõima Vabariigi valitsust ja teiseks siis see, et ütle, et näed, mis Tallinnas kõik toimub, et tema ajal oli muru rohelisem. Ja loomulikult minnes Reformierakonnaga enne valimisi Tallinnas koalitsiooni, ta kaotab need mõlemad sambad. Et ta peab ise hakkama vastutama selle eest, mis Tallinnas toimub ja teiseks ei saada enam sellisel viisil ka vastanduda Reformierakonnale ja eks nad ongi otsinud seal siis, kuidas seda siis teha sellisel viisil. Aga mis need üldse panevad seda sellises olukorras tegema? Miks nad siis üldse teevad seda, kui see on neile enne valimisi niivõrd kahjulik? No Reform teeb seda sellepärast, et neil on vaja minust lahti saada ja teiseks ma arvan, nad sementeerivad siis sellega seda kokkulepet Riigikogu tasandil. Ehk siis see tähendab seda, et meil on reaalne võimalus, väga reaalne, ma ütleks isegi tõenäoline võimalus, et tänane koalitsioon saab Tallinnas enamuse valimistel ja loomulikult siis jääks Kõlvart opositsiooni ja Kõlvarti jaoks on kõik. Ja sellest tulenevalt on ta valmis ka praegu võtma riske selleks, et garanteerida siis nii-öelda Keskerakonna, Reformierakonna tugevat liitu ka 19. oktoobril, mis tagaks talle linnapea koha ja teine pool siis sellest kokkuleppest on siis see, et 8 Keskerakonna saadikut, seal Tšaplõginid, Arhipovid ja teised on siis need, kes aitavad Michalit raskel ajal Riigikogus siis, kui peaks juhtuma, et Eesti 200 hakkab lagunema. Ma tulen üle-eelmise küsimuse lõppu teise poole juurde tagasi, see jäi nagu otseselt vastamata. Pärast valimisi, kui nüüd oktoobri valimised on ära, kas sotsid ja Keskerakond sobivad kokku ühte koalitsiooni? Kas olete valmis minema? Ei sobi. Ja ei lähe ka? Poliitikas ära kunagi ütle, mida sa kindlasti ei tee, on mõttetera, et Keskerakonnas võivad ka muutused tulla. Et ega siis seal on ka rahulolematust sellega, mis toimub üks jagu, põhiliselt sellepärast, et loomulikult Keskerakond kaotab jõhkralt valimised kõikides eestikeelsetes omavalitsustes ja kõik need inimesed, kes sealt hääli võtavad, et nad on loomulikult nagu väga-väga mures ja kurjad. Küsimus on, et kas neil on piisavalt jõudu, et tegelikult pakkuda siis Kõlvartile alternatiivi või tegelikult seda varianti enam ei ole. Aga seda, et me 19. oktoobril Kõlvartiga läheksime kokkulepet tegema, ma ei näe seda. Miks te refi juba välja pole visanud? No aga Reformierakond ju ise põhimõtteliselt astus sellest koalitsioonist välja, et eks mõned täiendavad sammud on võimalik teha, aga suures pildis ju on see, need on sellised mõne päeva sellised taktikalised käigud, et suures pildis on see otsus Reformierakonna poolt tehtud. Üks nende etteide, mida nad esitavad, on see, et linnapeana sa ei ole astunud välja väärtuste eest nii-öelda, et nende versioon on umbes selline, et kui Reformierakonna esindaja Pärtel-Peeter pereisikus näiteks tahtis kaasaegset linnaruumi ja planeerimist ja vastavaid põhimõtteid ja eri liikumisviiside võrdset edendamist ja nii edasi ja Isamaa esindaja siis teda avalikult ja pidevalt trollis sellega, et tahtis täpselt vastupidist kõike, siis linnapea vait ei öelnud midagi, ei tulnud välja, ei sõnastanud, mis on see linnavisioon, kuhu linn liigub, et oleks saanud neid probleeme kuidagi nagu paremini juhtida. Et kas on mingil määral põhjust sul peeglisse vaadata? Ma arvan, et see on sügavalt ülekohtune, et seda sama tänapäevast linnaruumi ju kujundab Keskkonnakommunaalamet ja kui ta on jäänud kujundamata, ja tõsi, ta paljudes kohtades on jäänud kujundamata, siis seda minule etteheidet selles osas teha on ikkagi väga ülekohtune. See, et 2 kolleegi omavahel kippusid vaidlema ja avalikult, ega see ei teinud ka mulle rõõmu, aga siiski täiskasvanud inimesed ka selles osas peaksid siiski ise vastutama
oma tegude ja sõnade eest. Aga oleme neid klaarinud, ka neid juhtumeid ka linnavalitsuse tasandil arutanud, oleme kuni ristmiku täpsuseni käsitlenud seda, et kuidas kulgeb rattatee, et kui on olnud vaja neid asju arutada, siis me oleme seda teinud ja loomulikult me oleme lähtunud sellest arusaamast, et nii palju kui võimalik käesolevas poliitilises olukorras liikuda nagu õiges suunas, aga loomulikult neljane koalitsioon on neljane koalitsioon, seal on erakondadel erinevad vaated ja selleks, et edasi liikuda, tuleb teha kompromisse, selleks, et kõik erakonnad tunneksid ennast selles koalitsioonis hästi. Ja kui Reformierakond ennast selles koalitsioonis hästi ei tundnud, siis ma ei suuda küll enda peale seda vastutust võtta, et paraku me näeme, et päris paljudes teemades, mis Reformierakond nüüd on üles tõstnud, et need on neile väga olulised, siis nad on kuidagi väga oluliseks kujunenud just nüüd viimasel etapil, kui on otsustatud tegelikult linnavalitsus ära lõhkuda. Ja, eelviimane küsimus väga lühidalt kõigi linlastele, aga ka segaduses Reformierakonna valijatele. Miks oleksid sina parem linnapea, kui võiks olla Urmas Sõõrumaa? Ma ei hakka Urmas Sõõrumaa kandidatuuri absoluutselt siin hindama, et ma pigem ütleks niimoodi, et 3 kuud enne valimisi selgelt on linnavõimu vahetamine poliitiline avantüür, et sellel puudub igasugune sisu tallinlastele, et ei muutu midagi paremaks, tõenäoliselt ka midagi palju halvemaks ei muutu selle aja jooksul, kuna eesmärk on teha lihtsalt valimiskampaaniat. Välja arvatud siis ühes teemas, kus tõesti on, ma olen päriselt mures ja see on eestikeelsele haridusele üleminek, kus 4. klasside tulemused olid väga halvad, väga halvad olid, muret tekitavad, mis me kätte saime ja me oleme tegelikult kokku leppinud Aleksei Jašnigabi linnapeaga, et me juba juuli alguses paneme kokku ikkagi uue tegevuskava, kus me veel suve jooksul püüame täiendavaid meetmeid rakendada, et lapsed oleksid uueks õppeaastaks paremini ette valmistatud. Ja selge, et see teema jääb nüüd soiku, kas või sellepärast, et uus abilinnapea võtab mitu kuud selleks, et üldse süveneda, kuhu ta sattunud on ja uueks õppeaastaks paraku neid vajalikke uusi meetmeid ei jõuta välja töötada. Ja ka päris lõpuks, kas pere mustikakasvatuses on töökoht olemas? Mis see tähendab? Sinul. Kui linnapea töökoht kaob, siis kas suvel on tegemist? Tegemist on loomulikult, ega siis valimiskampaania algab ja sotsiaaldemokraadid sõltumata sellest, kas linnapea positsioonis või mitte, lähevad nendel valimistel tegema tugevat tulemust. Mul on kahju selle manöövri tõttu nagu Tallinna linna pärast ja tallinlaste pärast, aga sotsiaaldemokraatide väljavaadete osas ma olen optimistlik, et me teeme kindlasti tugeva tulemuse ka pärast seda kõigile läbinähtavat jampsi, mida Reformierakond korraldab ja nagu ma olen öelnud, et ma arvan, et valija peab andma 19. oktoobril Reformierakonna käitumisele hinnangu ja loomulikult meie ka töötame selle nimel, et valija selle hinnangu annaks. Aitäh, Jevgeni Ossinovski! Aitäh!